Ja eesistuja, austatud kolleegid, sotsialistid, revolutsionäärid, reformitud kommunistid. Eesti 2% ja nende truu puudel. Milline vaimustav kooslus. Ma sattusin ilmavõrgus lugema ühte plaani, kuidas muuta Tallinn enam rahvusvaheliseks. Ja plaan oli selline ilus, Brüsseli pläma, tavaline bürokraatlik keelekasutus, 0 pointi mõtet, aga meenutas mulle Ilfi ja Petrovi loomingut, et natukene valgustatumad linnavolinikud, kes on natukene raamatuid lugenud, teavad sellisest suurepärasest planeetide vahelisest malepealinnast Vassiukist ja ideest. Aga õnneks unistamine ei tee kurja, küll aga teeb kurja haige ideoloogia ja ehe kurjus ja Laki tänava näide on sellest suurepärane. Mitukümmend, umbes 40 aastast täis elujõus mägimändi võeti maha, lisaks veel hunnik pärnapuid. Ja mille nimel? Selle nimel, et olemasoleva kõnnitee kõrvale ehitada uus kõnnitee. Vana enam ei sobinud. Ja siit tekibki selline tahtmatu küsimus, et mis teiega juhtus? Kas te olete sünnist saadik sellised? Või juhtus teil seal Vabaduse väljakul mingi kollektiivne trauma? Ühe käega ehitab linn 7 miljoni eest mingisugust puugiväila, mis mitte kellelegi korda ei lähe, mitte kellelegi vaja ei ole, ja teise käega võtab maha 40 täis elujõust tervet puud. Ja see ei ole veel kõik. Järgmine plaan on märatseda Löövenruu pargis Kristiines, kus sellest tahetakse mingi Tivoli ehitada. Mingisugused sillakesed, täiskasvanute kiiged. Kuulge, lõpetage ära. Ärge tehke mitte midagi. Kõik, mis te teete, lõpeb väga halvasti. Te teete kurja. Kohalikud inimesed on sellele raudselt vastu. Jätke see roheline oaas puutumata. Ja mul on siiras soov tänasele linnavalitsusele, ärge tehke üldse mitte midagi, istuge kodus, tiksuge, võtke palka. Iga teie vastuvõetud otsus on kantud lollusest, ideoloogilisest sõgedusest või lihtsalt tavalisest kurjusest. Aeg on läbi. Ja esitage endale fundamentaalne küsimus, kus ja millal ma kaotasin terve mõistuse. Aitäh. Nii.